Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotundi toetab Alexela. Alexela kodukaardiga kütus kuni -5 senti liitrilt. Tere kuulajad! Autotund on jälle eetris. Täna on stuudios Tarmo Tähepõld ja Karl-Erik Idasaar Geenius autoportaalist. Lasime Martini natukeseks puhkusele. Ja saate teises pooles tuleb külla Martin Harak, kes aitab Eestis kõik talendid rajale. Eks ta täpsemalt ise räägib siis, mis ja kuidas. Aga saates räägime sellest, et Fordi sportlikke mudeleid Eestis enam ametlikult osta ei saa. Land Rover kakleb ühe inglise firmaga. Lexus tõi välja uue kabrioleti. Eestis automüük näitab natukene paranemise märke ja loodetavasti saame saate lõppu äkki veel mõne teema muhutada. Aga välja ei hakka lubama. Meie nädala sündmused. Minul oli nädalas väga palju sündmusi. Ma käisin oma autoga ringrajal, sellest kunagi pikemalt ja käisin üldse palju sõitmas. Ööbisin jälle metsas, aga tegelikult on seekord mul lausa isegi teemaks selline natuke probleem või intriig, mille ma ise tekitasin, õigemini minul see tekkis, et Tallinn ütles, et nüüd on Russalka ristmikul avatud kiiruskaamerad, aga ta ei ütle, millised kiiruskaamerad üldse Tallinnas avatud on. Et see on hästi kummaline olukord ja minule see ei meeldi. Põhjendus on lihtsalt see, et Tallinn nagu, see põhjendus, mis selle juures kasutas, oli see, et liikluses peab alati korralikult käituma ja ei pea lähtuma sellest, kas mingi kaamera töötab või ei tööta. Samasuguse vastus andis Talvo Rüütelmaa sügisel ERR-ile. Mina tahaks, et Tallinn teeks otsuseid, mis põhinevad mingitel uuringutel, et kas kiiruskaamera töötab paremini, kui teatakse. See kaamera muuseas võtab ka punast tuld ja bussiradasid, et kas teatakse, et see töötab või et see on kogu aeg nagu õhus niimoodi, et võib-olla töötab. No mis ei saa enam punase tulega üle sõita või? No ma ei tahagi punase tulega üle sõita, mulle lihtsalt see põhjendus, see meenutab mulle natuke aega tagasi, kui Transpordiamet ütles, et mis rattateedest ja rattaliiklusest me Tallinnas räägime, et 2 ratturit ainult on ju. Või et Transpordiameti inimene nägi 2 ratturit täna. Et selline ülbitsev patroniseeriv, et Tallinna mingeid liiklusotsuseid ja asju ei tohiks teha selle pealt, et keegi tundis, et ta arvab, et nii on õige. Tegin veel ühe järelpärimise, et ikkagi millel põhineb see, et otsustatakse mitte öelda, milline kiiruskaamera Tallinnas töötab ja milline mitte. Vaatame, mis mulle vastatakse. Kuidas sinu nädal läks? Ütleme, et paremini jah, et päris nagu vaheldusrikkalt, et eelmise nädala ilmselgeks naelaks oli see, et kui me korraldasime sõpradega linnahallis Jaapani autode kogunemist, esimene sel hooajal, niisugune suurem. Kui palju kohal tuli? Ikka omajagu, et inimesi õigesti sadu ja autosid lausa mitmekümneid. Okei, mitmekümneid, kas mitmekümneid tähendab 20, 60 või 90? No niisugune 30-40 ehk. Okei. Oli kohal ka sellised, kuna sa oled selle Jaapani autode skeenega rohkem tuttav, kas oli ka sellised, mida sa üldse ei teadnud, et Eestis on, või teadsid, aga ei ole näinud, et oli nagu tõelisi pärle, haruldusi? Jah, et esmakordselt nägin niisugust autot nagu Mitsubishi Starion, mida ma pole tõesti mitte ühtegi näinud siin, ja Nissan Silvia S12, et mõlemad on niisugused 80 lõpust pärinevad Jaapani sportkupeed. Okei, nii, ja ma suunan sind siis ise sinna, et ma tean, et sa sõitsid eile õhtul vist ühe väga, väga erilise autoga. Mis see oli? Tõepoolest, see oli siis 70 lõpust pärinev Aston Martin V8. Täpsustan, et vist Autogeeniuse toimetusest minu teada ei ole mitte keegi mitte kunagi ühegi Aston Martiniga sõitnud, saati siis veel 70-ndate. Kas Bondi filmist? Bondi filmis oli tegelikult V8 Vantage, mis oli siis selle edasarendus, aga üldine raamistik on jah, ehk sama. Kas see on siis nüüd Eestis kellegi oma, kas on restaureerimisel, kus sa said selle? See on siis Eestis niisuguse kuldsete kätega restauraatori Vintage Customizeri poolt lästatud ja auto on tegelikult Soome numbritus ja läheb peatselt tagasi siis Soome. Okei, nii et see on nüüd valmis tehtud juba ja sina said sõita. Paari sõna, kuidas oli? Väga ajastukohane,
et siuke panna Rolling Stones käima ja sõida väikse arengusse. Tead, see võib tähendada, see ajastu kohane võib tähendada ka see, et kui keegi annab sulle mingit toitu maitsta, sa ja ütled talle, huvitav, siis see võib tähendada kõike ja see ajastu kohane võib ka tähendada nagu näiteks Corvette C3, mis on küll super ägeda välimusega, aga sõita pidi olema kohutav. See oli põhiline, mis nagu huvitav oli, et hästi palju siuksi vigureid ja neid quirke autos ja näiteks see, et käsipidur on näiteks juhi footwellis nagu paremal või seda, et kapott käib üldse nagu paremalt alt lahti kõrvalistuja juurest. Aga kas, kui sa nüüd selle autoga natukene vajutada või sõita, kas ta on ikkagi sportauto tunne või ta on niisugune vanaaegne kruiis? Ta on ikkagi niisugune Grand Tourer jah, et Briti parlamendi liikmed saaksidki nädalavahetusel Monacos golfi mängimas, et no väga ilusti öeldud. Jätkame Fordiga ja kuna sa mainisid sõna Briti, siis Ford on üldiselt Briti saartel peaaegu et kõige populaarsem auto eales, lisaks muidugi selle sportmudelid Fiesta ST ja Focus ST, mis võidavad alati ära kõik testid. Ja nüüd on jõudnud Briti testijad uue Focus ST-ni, saab väga-väga palju kiitust, nagu arvata oli, et Ford on saanud jälle hakkama väga hea kuumal või selle sportliku luukpäraga, et kui üldse millegi üle vinguti, siis oli see, et salong on võib-olla natukene liiga lihtne, plastine, aga nad tõid ka kohe välja, et ilmselt on siis raha läinud sellesse veermiku ja vedrustusse, sest see on lihtsalt nii hea. Ja hakkasin siis vaatama, et kuidas siis Focus, palju see maksaks Eestis? Keegi otsib sportliku luukpära ja tahaks midagi teistsugust kui, ma ei tea, Golf R või Hyundai i30N ja ei leia hinnakirja. Mõtlesin, et nad äkki ei ole veel uuendatud, kirjutasin info autosse ja selgus, ma ütleks, šokeeriv tõsiasi. Tähendab mitte, et Focus ja Fiesta ST oleks olnud mingid müügihitid ja nüüd et nüüd peaks Eesti rahvas tänavatele tulema, aga see on ikkagi kurb areng, sellepärast et mulle kõigepealt öeldi, et Focus ST-d ei toodeta enam, et CO2 tappis ta. Kuna ma ei olnud mitte midagi sellist kuulnud, siis ma täpsustasin üle ja siis selgus, et toodetakse küll, aga mitte meie turule. Ehk siis, kuna Eestis ei ole Ford Motor Company'l oma müügiorganisatsiooni, vaid see käib eraimportööride alt, ehk siis Eestis Infoauto, ma saan aru, on eraimportöör, siis nendele enam ei toodeta, mis iganes põhjusel, kes kuskil kabinetis seda otsustas või Eesti oleks pidanud äkki tegema mingit, ma ei tea, kas kulutusi või rohkem peale käima. Igatahes kurb, et selline võimalus on ära võetud. Ma küll nüüd tahaks, nüüd kui ei saa, siis ma tahaks osta Focus ST-d, nii et ootame, et see tuleb tagasi. Tõepoolest, mõned mudelid on tegelikult väga lõbusad sõita. Mina olen sõitnud eelmise põlvkonna Focus ST-ga päris palju, sest mu lähiringkonnas oli üks selline ja see oli tõesti kihvt auto, eriti seda toodeti universaalina toona. Uus on ka vist universaalina saadaval. Ja. Ta näeb väga hea välja ja aga kui ei saa, siis ei saa, mis siis ikka. Ja siia lõppu kiirelt üks uudis veel Briti saartelt. Ineos Grenadier. Ineos on üks Briti keemiakompanii, mille põhimõtteliselt kõige omanik on kõige rikkam mees Inglismaal, kes on nii tohutu Land Roveri fänn, et pärast seda, kui otsustati vana Defender tootmist maha võtta, tahtis ära osta kogu tehase sisustuse ja tootmist jätkata, kas või siis mõne muu nime all, ehk siis Ineos Grenadieri nime all, talle ei müüdud seda muidugi, ja nüüd ta hakkas ehitama oma autot, me oleme seda ka rääkinud, mis näeb tõepoolest veidike välja nagu Land Rover Defender. Ja sellega seoses läks muidugi asi kohe kohtusse. Kohtusse kaebas seda siis Land Rover ja arutati ja kohus leidis, et Ineos Grenadieri disain ei ole piisavalt sarnane Land Rover Defenderile, et keelata selle kuidagi tootmine või maksta mingid kahjutasusid, nii et Land Rover kaotas kohtus ja Ineos Grenadier saab oma tootmisega edasi minna. Kui aus olla, kui seda autot vaadata profiilis ja kui ma ei oleks autodes, ütleme keskmisest teadlikum, tegelikult on sarnasus olemas. Aga kohus tegi sellise otsuse, mis on tegelikult tore, sest tundub, et see Ineos Grenadier on üks äge auto ja tore, et seda hakatakse tootma. Teeme ühe pausi. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund tagasi. Lexus, mis ei ole mõnda aega ühegi uue mudeliga lagedale tulnud, aga nüüd tuli ja tuli veel millisega.
Lexus LC 500 on kupee 5-liitrise vabalt hingava V8 mootoriga, selline tõeline Grand Tourer või millega saab sõita luksuskupee. Saad sõita pikka maad ja sa saad sõita väga kiiresti, ta on ka väga hea selline sportauto ja nüüd tuli sellest Cabrio versioon. Oled sa pilte näinud? Jep. Meeldib sulle, võtame kohe selle, kas Cabrio või kupee? Kupee. Miks kupee? Esiteks kupee näeb minu meelest meeletult palju parem välja, muidugi Cabretta on ka kaunis, aga kupee proportsioonid istuvad nagu palju paremini. Okei, sest et Cabriol ju paned katuse peale, see on ka peaaegu nagu kupee. No mitte päris. mina olen alati Cabrio usku, sellepärast et ma olen lihtsalt nii praktiline inimene, et kui sa ostad Cabrio, siis on sul ju 2 autot ühes, et paned katuse peale, on tavaline auto ja lased katuse maha, on Cabrio. Aga mis selle uudise puhul oli kaks märkimisväärset fakti. Üks on see, et Cabrio teeb alati, võtab ära sult pagasiruumi ja teeb auto raskemaks. Selle auto puhul on see katusesüsteem mahutatud niimoodi istmete taha ja auto kuhugi põhja ja külgede sisse, et pagasiruumist ei kao mitte ükski liiter, sellest ülimalt praktilisest 172 liitrisest pagasiruumist. Aga teine tore fakt, mis nad välja tõid, et arenduse käigus sellel siis prototüübil avati katust 18 000 korda. Ja siis hakkas see näitama, kas siis ma ei saanud aru, kas tõrkeid või kulumise märke. See tähendab seda, et kui sa avad oma Lexuse Cabrio katust iga päev ühe korra ja paned kinni, ehk siis see tsükkel lahti kinni, siis sa saad teha seda muretult 49 aastat. Loodame Lexuse ja Jaapani kvaliteedile, et see tõesti vastab tõele, mitte et ainult nendel ei läinud nii hästi, vaid meil kõigil, aga see on väga, väga tore fakt ja loodame, et näeme mõnda seda Lexus LC 500 kabrioletti ka meie tänavatel. Meie tänavatel kindlasti näeme me Hyundai uut brändi. Kas Hyundai oli ennem ka üks bränd? Jep, et Hyundai on lisaks üks luksusbrändi nimega Genesis, et mis on saada nii Aasias kui ka USA turul ja mida peatselt tahetakse tegelikult tuua ka Euroopasse. Kas need on siis ikkagi päris sellised suured luksussedaanid, luksuskupeed või? Kui nad ikkagi konkureerivad ikkagi BMW ja sihukest või siis jah, nagu ikka tahavad konkureerida ja nagu kõik need Korea autod on suure hooga sinnapoole teel. Kuna me ei ole veel ühegiga sõitnud, siis me ei oska öelda, kas nad ka kohal on, aga Hyundai otsustas, et väga riskantse, tegelikult päris riskantne tegu, et nad teevad veel ühe brändi ja brändi nimeks on Ioniq ja kes vähegi nüüd seda nime kuulis, saab aru, et see bränd hakkab tegelema Hyundai elektriautodega, ehk siis tulevikus ei saa enam osta mitte Hyundai, ma ei tea, i30 elektrikut, vaid ilmselt hakkab ta olema siis Ioniq mingi, tal on juba 3, tegelikult muidugi mudelinimed ka ei jää samaks, et juba kuulutati välja 3 esimest Ioniqut, see oli vist 5, 6 ja 7 äkki, ühesõnaga väikelinnamaastur, sedaan ja suurlinnamaastur tulevad siin 2021, 22 ja 24, et sama nalja tegi ju Volvo, mis oma sportliku tuuningufirma Polestar nime all hakkab tegema nüüd hoopis elektriautosid ja teised on siin Cupra viis oma ühesõnaga Seat viis kogu oma sportliku Cupra liini eraldi nime alla ja varasemast on ju tegelikult ka Lexus ja Infiniti on mõnes mõttes sama, et Lexus on Toyota alt eraldi tehtud luksusbränd. Või Honda Acura ja. Nii et vaadake, et siis teate, et Hyundai Ioniq ei ole enam varsti üks ja seesama asi. Eesti autoturg juulikuus kasvas õnneks, et täpselt ju ei tea, mille pealt, kas mingid pikaajalised tellimused. Esimest korda jaanuarist alates ületas see number 2000 ja kokku võrreldes eelmise aasta juuliga on see muidugi ikkagi 17% väiksem ja kogu aasta siiamaani 7 kuud on 32% väiksem kui eelmine aasta. Aga väike kerkimine on ikka alatore. Mis mulle jäi sellest silma on see, et sõiduautode top 10 juulis, ma iga kuu seda vaatan ja ma nagu esimest korda märkan, kindlasti on seda varem juhtunud, aga top 10-sse on jõudnud ka üks premium-mark, milleks on Audi. Kui esikohal on Toyota 395 autot, siis Audi on müünud 48.
ja kogu aasta lõikes on samuti üks premium mark sees, et samuti 10. kohal on Mercedes-Benz 299 autoga, nii et seda kalleid autosid ostetakse prisooga. Järgmiseks räägime sellest, et Tallinnas, kui sul premium auto ei ole piisav, siis nüüd saab osta ka Ferrarisid. Tallinnas avatakse luksusautode esindussalong 13. augustil, kus muuhulgas hakatakse müüma ka Ferrarisid. Me alguses oma loos kasutasime sõna, et Ferrari esindus, aga see vist ei ole päris õige, jah, et tegu on luksusautode müüja Eesti filiaaliga, et Ferrari on vist üks märk, mis on seal nagu esindatud. Okei. Tegelikult, kes on siin Sadama kandis rohkem liigelnud, kus on need uued majad siin Admiraliteedi basseini juures, seal all see pood on tegelikult olnud juba peaaegu terve suve olemas. Kuna minu teekond läheb sealt mööda, siis ma käin ikkagi aeg-ajalt sealt mööda ja see ruum ei ole suur, aga alati on sealt väga huvitav mööda minna, sest salongis on sellised autod nagu McLaren, seal on Mercedes SLS, kellel ei tule ette, milline see on, guugeldage, väga äge sportkupee ja alati on seal ka paar Ferrarit, Lamborghinit ma veel ei ole märganud, aga ilmselt see on ka põhjuseks, sest et kõrvalmajas on olemas ametlik esindus. Nii et siin küünilisemad sõbrad mul on öelnud, et see on igasuguse masu esimene märk, kui avatakse selliseid luksusautode salonge, et see oli nii 2007 ja ka varem. No ma loodan, et see nii ei ole, sest tegelikult see ei ole nüüd, see on üks Soome firma, Luxury Collection, kes lihtsalt avab Eesti filiaali ja ma eeldan, et siin on lihtsalt selles mõttes nagu vähem riske sees, et sa lihtsalt hoiustad oma laovarusid teises riigis ja näitad neid. Minu teada neil teenindust siin ei ole. Oled sa aru saanud? Et ma ei ole selle avamine seisab ees alles. Ei, siin on kirjas, et ikkagi müügile ja teenindusele keskenduva esindussalongi. Nii et eks siis 13. selgub, et kas neil on leitud Eestis mingi partner, kas need autod viiakse Soome hooldusesse ja teenindusse või on mingi muu lahendus. Aga kihvt on küll, sest et Ferrari on kuidagi jäänud Eesti, neid on tänavapildis ootamatult palju. Jah, et kus ka märgata, siis näed. Et internetis või Facebookis on erinevad grupid, kuhu ma kuulun. Üks on näiteks selline, et võite guugeldada linna peal märgatud huvitavad autod, kuhu pannakse siis pilte, peamiselt Tallinnast, aga võib ka muidugi mujalt, aga ikkagi Eestist. Ja just see nädal oli seal pilt küll Jurmalast, aga Eesti numbritega autod. 2 Ferrari 488 kõrvuti mõlemad Eesti numbrid ka kuskil Jurmala hotelli ees. Et neid on, aga nüüd saab inimene, ma ei tea, kes on päriselt Ferrari ostja või siis lihtsalt tahab elus esimest korda sellist autot näha, siis loodetavasti see ei ole selline pood, kuhu sa pead ette kokku leppima ja siis vaadatakse sulle näkku, et kas sa üldse oled Ferrari vääriline. Jah, et kas sa võid see sisse astuda, sest see oleks natukene nõme. Aga teeme nüüd siia väikse pausi ja siis räägime Martin Harakuga sellest, kuidas talente rajale saab. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere tulemast tagasi Autotunni saatesse ja nüüd on meil stuudiosse tulnud Martin Harak. Martin on sellise asja nagu Talendid rajale, nagu juhatuse esimees, aga mõistlikum on öelda projekti eestvedaja. Lühidalt, kuna meil on piiratud aeg, mis asi on Talendid rajale ja mis talente ja millisele rajale me nüüd otsime? Talendid rajale on siis lastele mõeldud hobikardisari, eeskätt siis algajatele, alles alustavatele, siis mootorispordi huvilistele lastele mõeldud hobikardisari, mille siis fookus on just nimelt sellel nii-öelda käed taskus põhimõttel. Ehk siis kuna me räägime alustavatest lastest, siis me ka ei eelda, et nendel lastel oleks endal kas siis võistlustehnika või võidusõiduvarustus või midagi taolist olemas. Et võistlussari koosneb 6 etapist, peetakse neid võistlusi siis hobikardiradadel, hobikardikeskuste kardiradadel ja võistlejad võistlevad siis nende samade rendikartidega, mis igapäevaselt on siis nendes keskustes välja renditavad. Kui me räägime lastest, mis see alampiir ja mis ülempiir on? No ilmselt saab seda natuke painutada, aga üldiselt.
Jaa, me võistelda saavad siis tänavusel hooajal kõik siis poisid-tüdrukud, kelle sünniaasta on 2007 või hilisem. Mis nüüd puudutab alampiiri, et kui vana laps peaks olema, et üldse alustada, siis soovitus on, et kuskil 7-8 eluaastat on üldiselt. Seal hakkab mängib ka ilmselt ka pikkuse piirang, et sa lihtsalt just see ongi pigem probleemiks, et 5-6 aastane lihtsalt ei ulatu nende kartidega, neid karte siis ütleme pedaale talluma ja rooli keerama. Nii, aga kas see põhimõtteliselt võib olla täiesti ilma mingi kokkupuuteta või ta võiks olla ikkagi käinud paar korda ema-isaga korraks harjutamas? Ja meie soovitus on, et ei maksa tulla nüüd päris külmalt peale, tegelikult ei maksa ühelegi teiselegi võistlusele minna päris külmalt peale, et mõistlik on käia mõned korrad eelnevalt siis kardikeskustes ja seda sõitu ja harjutada ja selle mootorimüraga natuke harjuda. Aga osaleda saavad siis põhimõtteliselt kõik või on selleks aastaks juba, ühesõnaga, hakkame otsast pihta, mitu etappi on? Etappe on tänavu siis 6, alustame 20. augustil tähtsal päeval, eks ju, alustame siis Laitse rallipargis, tegemist on, mäletan, mis 4-päevase päevaga. Jah, on. Traditsiooniliselt kõik talenditrajal etapid muidu toimuvad pühapäeviti, seekord siis lihtsalt erandkorras toimub muul nädalapäeval. Alustame siis Laitse rallipargis, edasi liigume juba Unibet kardikeskusse Laagris, seejärel FK keskusse Õismäel, siis siirdume Lõuna-Eestisse ehk siis Tartumaal Lange, motokeskuse kardirajal toimub meil siis etapp, seejärel korraks tuleme tagasi jälle Laitse ralliparki ja siis finaalsõit on 25. oktoobril jällegi Lange motokeskuse kardirajal. Kas sellest nagu igast etapist peaks osa võtma või see on ikkagi eraldi arvestus? Kokkuvõttes me räägime ikkagi sarjast, kus siis 6 etapist läheb arvesse 5 parema etapi tulemus, ehk siis näiteks kui ühel etapil ei saa osaleda või ei tule head tulemus, siis sellest ütleme hooaja kokkuvõttes ei ole suurt miskit. Nüüd kohustust kõikidel etappidel osaleda ei ole. Et kui on soov kas või proovimise mõttes kaasa sõita mõni üksik etapp, siis ka see võimalus on olemas. Mitu aastat seda teinud oled juba? Jaa, 7 aastat, nii et käimas on juba 8 hooaeg. Okei. Kas ja kui tihti juhtub seda, et mingi hetk avastab, et tahaks ka näiteks oma lapseks sinna tulla, aga kõik kohad on täis? Kas on selline variant, et kõik kohad saavad täis? Ei, kohtade piirangut meil ei ole. Et vaba registreerimine momendil veel avatud ei ole, kohe saab ka see teoks ja seejärel saab ennast juba kirja panna, samamoodi siis on võimalik registreerida ka koha peal, aga korraldajatena soovime loomulikult seda, et lapsed saaks eelregistreeritud, on ka meil lihtsam asju korraldada. Selle eesmärk ei ole vist ainult see, et lihtsalt lastel oleks tore, et kuna see ikkagi talendid rajal, et mis sellest suurem eesmärk on, miks sa sellega kunagi pihta hakkasid? No, ma olen alati, ütleme, löönud 2 need eesmärgid, et üks ongi päriselt see, et lastel oleks tore. Ja väga paljud lapsed, kellest võib olla, et ei saagi kunagi võidusõitjat ja ei pea saamagi. Nendel on tõesti tore ja nad saavad, eks ju, endasuguste vastu võistelda, sest kuna osavõitjaid on üldiselt palju, siis on ka konkurents ükskõik millises siis sektsioonis, ütleme, tihe. Sõidad sa seal kas 20. koha peale või sõidad esikoha peale, vahet ei ole. Konkurents on sinu jaoks igal juhul tihe. Nüüd teine suur fookus, ütleme, sarja puhul ongi see, nimetame seda siis tippspordiks või siis seda päriselt talentide ülesleidmist ja ka sellega me oleme olnud ikkagi läbi aastate äärmiselt edukad, sest ütleme, toome näite, täna suurusjärgus umbes pooled Eesti kardispordi meistrivõistlustel sõitvatest siis noortest on tegelikult juba selle talendisarja taustaga. Ehk siis meil hakkab, kuna 7 aastat oleme seda sarja korraldanud, siis meil hakkab niisugune nagu ring täis saama, et me olemegi loonud, ütleme, autospordile selle kõige madalama rohujuure astme, kust edasi me siis oleme võimelised ka nii-öelda toimetama neid päris talente siis päris suurde sporti juba. Ja nendest 40, suurusjärk 40 noorest, kes täna siis Eesti meistrivõistlustel sõidavad, kardispordi meistrivõistlustel siis, nende kamba peale siis on võidetud, ma ei oska seda numbrit isegi täna enam nimetada, aga lugematul hulgal siis Eesti meistrivõistluste etappe pluss Eesti meistrititiitleid ja kõike seesugust. Nüüd on paljud, ütleme, lapsevanemad ka küsivad tihtipeale, et aga võtta, et kart ei ole üldse nagu justkui see huviala, et tegelikult tõmbab üldse ralli.
või et tõmbab rallikross või mis iganes, drift, siis tasub meeles pidada, et autosport üldiselt algab alati kardist. Kart on selline lihtsustatud, siis nimetame teda siis selliseks võrrandiks, kus on siis muutujaid vähem kui tavaautol, puudub näiteks, eks ju, vedrustuskardil. Kohe üks element vähem, millega siis, millele siis keskenduda, kui on soov enda sõiduoskusi siis edendada kuhugi suunas ja nii edasi, et ja hobikartidel puuduvad ka käigud, eks ju? Hobikartidel puuduvad ka käigud, jah, et käigud on üldiselt ka ütleme, võistluskartidel on väga-väga kõrgetes klassides alles käigud. Kardid on jah, tihtipeale sellised ühekäigulised. Aga rääkides nüüd teistest võistlusdistsipliindest, siis ka tegelikult talendisarjas osalenud noortest on siis liikunud edasi ka näiteks cross-kartidele. Mõned võistlejad, rallikrossi juba, samal ajal ka autorallisse. Milles on küsimus, miks ainult mõned? Hästi lihtne, sest need lapsed, kes siis 7 aastat tagasi 10-aastasena alustasid, nemad on täna kuskil 16, 17, 18 aastased, eks neil ei olegi olnud siiamaani seda võimalust üldse nii-öelda suurde sporti liikuda. Aga küll nad liiguvad, siin ei ole mingit küsimust. Natuke seepärast räägime täpsemalt, aga mul oli üks küsimus või ma esindasin siin korraks vanemaid, kes näiteks tegelikult näevad, et lapsel on see huvi ja tahaks, aga siis kardavad, et see on ju jube ebaturvaline ja see on ju suurtel kiirustel hulga kaupa, et kui turvaline on selline, see esimene samm, see kardisport, et ma ise olen sõitnud, ma tean, et tegelikult seal eriti ikkagi midagi juhtuda ei saa, aga oskad sa kinnitada seda siis ka vanematele? Kahtlemata jah, et turvavarustus on ju eks ju kasutada kõigil ja meil ka võistluste kohtunikud teraselt seda jälgivad, et alati oleks kasutusel kindad võidusõidukombinesoon, eks ju, kiiver. Aga just võistlusolukorrad, et kui nad tulevad seal, mis kiirusega hobikardid üldse? Ma arvan, et kiirematel radadel kuskil 60-70 kilomeetrit tunnis. Kui seal ikkagi kurvi nagu ära ei mahuta, et siis ma ei tea, saad rahustada mind? Jah, saan küll, hobikartidega on see lugu, et erinevalt siis tavalisest võistluskardist, kus siis on, ütleme, võib-olla rattad on katmata, siis hobikardil näiteks on juba terve kere, saame seda kereks nimetada, on siis kaetud sellise turvalindiga, siis nimetame seda niimoodi. Et üldiselt kui need kardid ka omavahel kokku põrkavad, siis on see rohkem nagu, ütleme, lõbustuspargis nende põrkeautodega kokku põrge, eks ju, et mingisuguseid ränkasid tagajärgi seal nagu kindlasti ei ole. Aga mootorispordiga nagu ikka võivad kaasneda riskid, et sellega loomulikult peaks arvestama. Nagu ka jalgpallis. Just täpselt. Nii, teeme siia väikse pausi, siis räägime edasi. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund tagasi, stuudios on Martin Harak, kes räägib Talendid rajale projektist, mis on siis projekt, kus esimene samm autosporti ja põhimõtteliselt, kas on päris tasuta see Talendid rajale või sa ikkagi selle raja tasu pead maksma? Et ma saan aru, et sa ei pea oma karti ja võistlusvahendit, aga just osalejale on lihtne osavõtutasu, ühe etapi kaupa seda tasutakse, ühe etapi osavõtutasu on 50 € ja see sisaldab kõike. Sellega enam mingisuguseid muid kulusid ei kaasne. Ehk siis terve sari on võimalik kaasa sõita siis 6 korda 50 €, mis on 300 €, mis on absoluutne miinimum, mida me üldse suudame ette kujutada, et ühes toimivas, tegutsevas võidusõidusarjas võistelda ja sõita. Nüüd, kui sa räägid, et siit kart on selline, peaks ja ongi selline stardiplatvorm, kust minnakse edasi järgmistesse aladele või siis kardist edasi areneb, eks ju, juba vormeli, enamik lugesin sealt teie lehelt, et vormelisõitjad, isegi tipptasemel, kui sellel hetkel, kui nad ei saa just olla vormeliroolist, nad käivad harjutamas näiteks, nendele siis sobivad mingi tippkartidega, aga ikkagi tippkardid. Just. Aga mis teistel aladel toimub? Seesama, et kui see noor, ma tean, et nüüd teil selle aasta selliseks, nagu patrooniks või aitab teid on Ott Tänak, et millal üldse saab astuda siis järgmist sammu? Kas siis, ma ei tea, kuidas see hierarhia läheb majanduslikus mõttes, milline ala oleks järgmisena sobiv või kus ma saaksin üldse näiteks autorallit õppida? Ütleme jah, et hobikart
sporti võiks ikkagi pidada kõige madalamaks astmeks. See on ka, ütleme, lapse enda füüsilist suurust arvestades juba selline sõiduvahend, kus ütleme siis, et toome võrdlus, ütleme, tavaautoga, siis tavaauto pedaalideni ulatamine ikka võtab ikka küllalt aega, et enne kuskil 15-16 eluaastat ei ole see vist lihtsalt juba füüsiliselt võimalik, eks. Nagu megi enda nooruspõlvest mäletame. Et jah, hobikardist, miks on hobikart hea? Ongi hea just sellepärast, et ütleme algust teha selle harjumisega, selle mootori müra ja võib-olla selle kiiruse tunnetamisega üldse. Et enne kui üldse suure autorooli istuda, sellega harjutada kuskil. Nüüd, kui sa küsisid, et kuidas, ütleme, et kui ikkagi on see meeletu tung just sinna näiteks ralli poolele. Just, et kas teistel aladel on ka samasuguseid sisenemis nagu üritusi või kuidas? Jah, autorallis on, ma nüüd täpselt ei oska siin võib-olla liiga konkreetselt nimetada, aga toimuvad ka, eks ju, noorterallid, mis on siis, sõidetakse ikkagi rahvaralli põhimõtetele, ehk siis, et autodel ei ole nüüd turvapuuri sees ja kiirused, eks ju, seal metsa vahel või kus iganes nad sõidavad, ei ole nüüd nii suured, et kiirused on šikaanidega siis maha võetud. Ja ütleme täitsa alustajatele lastele, kes on siis võib-olla, et see huvi on juba, ütleme, siirduda siis päris auto peale, on nõnda suur, et enam see hobikart ei peaks kõlbama, siis on olemas teine lastele mõeldud selline võistlussari, selle nimi on siis Noored roolis. Ja selle kohta leiab ka siis infot Facebookist. Ja seal siis võisteldakse Renault Twingodel, esimese põlvkonna Renault Twingodel, naljakad sellised munakujulised autod, et jah, see on siis võib-olla see, ütleme, samm just nimelt sinna autoralli suunas, et kui see kereauto peaks olema see, mis eeskätt huvi pakub, et tihtipeale on see auto välimusel on ka oluline roll, et millega soovitakse alustada ja kust. Vaatan teie kodulehel, et olete see aasta on natukene nagu, kas asi kasvanud suuremaks või lihtsalt üritate veel huvitavamaks teha, näiteks loen siin testsessioonid F4 klassi vormelitega, see muidugi ei ole nüüd päris alustavatele, aga kas te olete oma nagu sellist skoopi laiendamas, et seda huvi just tekitada? Ei, otseselt F4 nüüd testimisvõimalus ei ole nüüd konkreetselt selle sarjaga seotud, aga küll on jah, Pärnus Auto24 ringile on nüüd mõned F4 autod, F4 vormelautod siis saabunud juba. Ja nüüd ma leidsin, et see on juba Autospordiliidu erinevad plaanid. Just. Aga kui me räägime ka sellest F4, siis ega täna on täiesti juba mõned poisid, kes on siis täpselt samamoodi talendisarja taustaga, et nemad ongi need, kes lähevad seda sama F4 autot juba testima Pärnusse. Et ringiga olemegi jõudnud nagu sinnamaani välja. Oled sa ise kardiga tegelenud või seal maailmas olnud? Et nüüd, kui ma olen siis laps käis talendid rajale ja osutus, kas talle siis väga meeldis või osutuski päris talendikaks, kui kallis on kardisport? Esialgu siis amatöör tasemel, mitte võistlustasemel. Millise hinnaga ma saan oma esimese kardi osta? Tead sa? Komplektne kart maksab, ütleme, kui me räägime raamist, rehvidest, velgedest, trummudest, mootorist, kõigest säärasest, ütleme, laps on kuskil 10-12 aastane, jah? No kuskil 3-4 000 eurot. Kuidas on üldse selle kardispordi võistlus, mitu võistlust näiteks aastas toimub Eestis? Kui suur see skeene on? Kui me räägime Eesti meistrivõistlust, siis Eesti meistrivõistluste etappe on kuskil suurusjärgus 5-7 viimasel 10 olnud. Ja võistleb keskelt läbi siis igal võistlusel kuskil suurusjärgus 100 siis noort võidusõitjat, nii poisid kui tüdrukud. Muuseas ka tüdrukud on äärmiselt edukad, ei maksa üldse arvata, et läbi ja lõhki poisteala, et samamoodi nagu talendid rajale sarjas meil kunagi me tegime sellise roosa teemaga siis tüdrukute eriauhinna, millest me siis üks aasta pidime loobuma lihtsalt seetõttu, et tüdrukud osutusid ladvikus siis edukamaks kui poisid, ehk siis poisid väärinuks eriarvestus, mitte tüdrukud. Et jah, samamoodi on siis ka suures kardispordis, et ei maksa üldse arvata, et see on puhtalt poisteala. Nii, üks asi on see, et lastel on tore ja leiame talente, aga lastel on ju alati ikkagi tähtis, et midagi ikkagi võita ka saaks. Et me siin räägime, et ikkagi võitlus iseendaga ja nii, aga tegelikult tahavad lapsed tihti ikkagi, et oleks auhind. Kas on? Auhinnad loomulikult on. Juba ainuüksi karika näol on auhinnad olemas ja ka loosi auhindade näol on auhinnad olemas, et
et üldiselt saab vaat et iga osavõtja midagi alati meie juures saab, et lisaks ägedale emotsioonile. Aga kui me räägime auhinnafondist, ütleme laiemalt, siis aasta-aastalt oleme auhinnafondiga siis tööd teinud ja ütleme, tänavune hooaeg on nii või teisiti eriline ja siin tuleb see auhinnafond ka mõnevõrra erinev siis varasemast. Aga varasemalt on meil näiteks auhinnafond olnud selline, et me oleme enda hooaja etappide arvu võrdsustunud siis Eesti meistrivõistluste etappide arvuga. Mis põhjusel, väga lihtsal põhjusel, et võidad talendisarjas etappi ja viime su täpselt samamoodi käetaskus põhimõttel osalema siis Eesti meistrivõistlustele. Tipptiimis, tippmehaanikuga, tipptreeneriga, tippvarustusega. Ehk siis piltlikult öeldes, see siis on nõnda, et ütleme, et sina, Tarmo, tuled minuga karti sõitma hobikartidega. Sa võidad mind. Nii. Ja korraldaja võtab su kätte, viib su Kimi Räikköneni kõrvale näituseks F1 tiimi, Alfa Romeo tiimi. Okei. Ja sinu eest on kõik ette valmistatud, sinu ülesanne on ainult sõita. Kuhu me siis säärase skeemiga siis jõudsime mõned aastad tagasi siin, jõudsime jällegi sinna punkti, kus siis üks poiss, kellel puudus igasugune võidusõidutaust, kelle vanematel puudus igasugune võidusõidutaust, oli talenditrajale sääres siis nõnda tubli, et võitis nõnda palju etappe ja sai osaleda seeläbi siis nõnda paljudel Eesti meistrivõistluste etappidel, et tuli veel samal aastal mõlema sarja siis meistriks. Talendisarja üldvõitjaks ja kardispordi Eesti meistriks. Mis tast saanud on? Sõidab täna väga edukalt jätkuvalt Eesti meistrivõistlustel. Okei. Kas nüüd see talenditrajale raames, kas seal on mingid klassideks jaotud ka? Vanuse järgi või on see? Jah, me peame ka nooremate võistlejate arvestust, ehk siis kuni 10-aastaste arvestust. Mis see põhjus on? Hästi lihtne põhjus, et sa oled 10-aastane, võib-olla 9-aastane, seal sõidad tegelikult väga-väga tublilt. Aga sarja või etapi statuut on siis see, et osad saavad 2007 ja hiljem sündinud, eks ju, et sa võistled 13-aastaste vastu. Selles vanuses on lastel väga-väga suur ainuüksi juba füüsise vahe. Ja sa võid olla 10-aastasena tegelikult lõpetad seal võib-olla alles 20. kohal, aga tegelikult omasuguste seas olid sa väga-väga tubli, sõitsid väga-väga hästi. Ja seetõttu on siis meil ka kuni 10-aastaste siis eraldi arvestus. Mida veel rääkida üldse, ütleme, sarja siis, ütleme, sellisest võitja profiilist, kes ta on? Üldiselt on sarja üldvõitjaks keegi poiss või tüdruk, keda me eelmisel aastal isegi mitte tähelegi ei pannud. Ehk siis tema lõpetas üldjoontes on reegel selline, ta oli kuskil 15, 17, ehk siis, mida ma öelda tahan, et püssi tasub põõsasse visata, kui ei ole kohe esimesel aastal tulemust, sest see tulemus tuleb koos kogemusega. Täpselt nagu ka meil, eks ju, valitsev autoralli maailmameister Ott Tänak ütleb, et töö ja pühendumus on see, mis kokkuvõttes viivad sihile. Täpselt nagu tema endagi karjäär on siis liikunud. Et töö ja pühendumus on see, mis on lõppkokkuvõttes sihile viinud. Talent on loomulikult olemas seal kogu aeg olnud, selles ei ole küsimust. Okei, nüüd on meil saateaeg läbi, ütleme uuesti siis ära, et 20. augustil kell 13 Laitses esimene etapp ja registreerimine avaneb varsti. Üsna pea. Saade on eetris 11. august, selleks ajaks vist on ilmselt juba registreerimine avatud. Okei, kõik saavad osaleda igal juhul. Ja minge siis rajale, see on äge. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotundi toetab Alexela. Alexela kodukaardiga kütus kuni -5 senti liitrilt.